võeti vastu nüüd uus seadus selleks, et direktiive üle võtta. See seadus meil hilines päris pikalt, vist 2 aastat. Jah, peaaegu 2 aastat. Ja need takistused, nii nagu mina sellest seaduse vastuvõtmise protsessist aru sain, need takistused, mis selle viibimise tingisid, tinglikult võib jaotada 3 rühma. Esiteks olid muidugi need teemad, kus siis direktiivis olid teatud ettekirjutused, aga oli antud teatud mänguruum liikmesriigile ja nüüd Eesti ka pidi tegema otsused mingites küsimustes, et näiteks kas kehtestada kõrvaldamise osas mingid valikulised alused kohustuslikena või mitte. Lihtsalt üks näide. Selliseid näiteid oli veel, et see on nagu üks rühm siis takistusi, mille üle toimusid diskussioonid ja miks ei jõutud seadust õigel ajal vastu võtta. Teine rühm on sellised küsimused, mis tegelikult direktiivi ülevõtmisse ei puutunud üldse. Aga mis riigihangete seaduse kui sellisega olid ikkagi täiesti vaieldamatult vahetult seotud. Ehk siis Eestis meil on olnud kogu aeg see süsteem traditsiooniliselt, et kõik direktiivid võetakse üle ühe sama seadusega ja sama regulatsioon või vähemalt väga sarnane regulatsioon samas seaduses kehtib ka kõigile nendele riigihangetele, mis tegelikult direktiividega üldse hõlmatud ei ole. Ja muidugi neid hankeid on väga palju. Ehk siis siin oli väga palju selliseid küsimusi, mis olid puhtalt riigisisese tähtsusega, aga mida ei saanud jätta kõrvale seadusest. Ehk siis koos direktiivide ülevõtmisega tuli lahendada ära need siseriiklikud küsimused. Jälle lihtne näide, piirmäärad. Et kuhu tõmmata see piir, millisest summast alates me peame üldse mingit laadi riigihanke menetluse läbi viima. Väga keeruline otsus, väga kriitilise tähtsusega otsus, sellest sõltub äärmiselt palju. Hankijatel iga hanke menetluse või riigihanke menetluse korraldamiseks on märkimisväärsed kulud. Mina olen siiamaani sellel seisukohal, et need piirmäärad tegelikult võiksid olla kõrgemad. Või vähemalt see reeglistik, mis ütleme siis riigihanke piirmäära ületamisega kaasneb, võiks olla veel paindlikum, veel lihtsam. Et see on ka üks moment, kus tegelikult võiks oodata tulevikus veel mingeid arenguid. Aga nüüd veel, kui tagasi tulla selle seaduse ülevõtmise nagu takistuste juurde, siis huvitaval kombel 3. rühm neid tegureid, mis ülevõtmist viivitasid, ei puudutanud ei direktiivi ega ka mitte riigihangete seadust, vaid puudutas neid nii-öelda pseudohankeid, struktuuritoetuste kasutamine, kus suunatakse isikud, kes tegelikult hankija tunnustele ei vasta, suunatakse ka nemad riigihangete seadus järgima. Ja siin olid teatud huvirühmad, kes leidsid, et need regulatsioonid võiksid olla ühendatud, kas viia kõik riigihangete seaduse alla või vähemalt nagu kooskõlastada, vaadata üle kogu see süsteem. Kus jällegi ma pean tunnistama, et see kõlab loogiliselt. Seda lõppkokkuvõttes siiski ei tehtud. Aga selle teemalised diskussioonid olid üks asi, mis seaduse vastuvõtmist viivitas. Et võt sellised huvitavad momendid, et põhimõtteliselt direktiivide ülevõtmine viibis põhjustel, millest paljud üldse direktiivide ülevõtmist otseselt ei puudutanud. Mariann, sinu juttu kuulates mul tekkis veel üks assotsiatsioon sel teemal, et kuidas või miks on olnud direktiivide ülevõtmine Eesti õiguses raskendatud ja selle assotsiatsiooni võib kuidagi märgistada sellise üldise nimetajaga tõlkes kaduma läinud. Sest et teadupärast on Euroopa Liit selline moodustis, kus ei ole nagu ühte prevaleerivat keelt, vaid on siis, ma ei tea, 20 koma või mitte 20 koma, vaid 20 pluss ühe õigusjõuga keelt. Ja seega ei ole ka niimoodi, et oleks ingliskeelne direktiiv ja kõik teised keeled on selle nii-öelda mitteametlikud tõlked, vaid ongi, on eestikeelne direktiiv, ingliskeelne direktiiv, nad kõik võrdse jõuga. Teoorias vähemalt. Teoorias just. Aga sageli on niimoodi, et eestikeelne direktiiv, mis ikkagi, olgem ausad, valmib ühena viimastest ilmselt, sest et kõigepealt tehakse ilmselt siis mingi prantsuse või ingliskeelsed direktiivid. Nad on oma sõnastuselt natuke erinevad ja teinekord muutub ka selle asja sisu. Ja kuna Eesti seadusandja ilmselt tubli ametnik, kes seda seadust kokku paneb, võtab pigem ikkagi aluseks selle eestikeelse direktiivi, ega sageli ilmselt ka ei vaata, mis on seal ingliskeelses, prantsuskeelses, saksakeelses direktiivis, siis tekib kokku selline mäsu, et tulebki hakata otsast
lahendama, et mis see õige nüüd siis on? Neid tõlkeapse seal tõesti oli, et kui me autoritega selline loominguline kohtumine oli, siis meil tekkis ka päris mitu kohta, kus me tõesti käisimegi läbi seal järjest inglise, saksa, prantsuse, soome, mis keegi vähegi mingit keelt oskas, et kuidas see direktiiv siis tegelikult peaks olema. Et mõnikord on need väga väikesed nüansivead, aga mis võimenduvad, kui sa nad otse niimoodi seadusse üle võtad. Et kahjuks neid momente ka oli.